Tere, minu nimi on Kristi Jõeorg ja mul on siin hea meel täna olla Anneli Pillega, kes tuleb 21. jaanuaril 2026 tööohutuse ja töötervishoiu treffile rääkima väga olulisel teemal ja see teemasuund on vägivallatu suhtlemine, sest Anneli on vägivallatu suhtlemise treener. Anneli, millest sa tuled rääkima treffile? Ja tere, Kristi. Suur tänu, et kutsusid rääkima ja ma olen vägivallatu suhtlemise treener ja olen nüüd juba 6 aastat tegelenud siis vägivallatu suhtlemisega. Muidugi hakkas iseendasse asi pihta ja nüüd olen ma sertifitseeritud treener vägivallatu suhtlemise keskuse poolt ja koolitan teisi ja nõustan inimesi. Treffil ma soovin käsitleda mitut teemat ja eelkõige seda, et kuidas me kogeme ja tajume vägivalda, kus saab üldse vägivald alguse. Teades, kus saab vägivald alguse ja kuidas me seda kogeme, on võimalik meil selles osas ka muutust luua. Ja töösuhted, nii nagu eraelugi suhted, need on mitmepoolsed, see ei ole, et mina üksinda või keegi teine üksinda teeb midagi. Me kõik kuidagimoodi osaleme suhtlemises ja siin on väga suur osa sellel, kuidas me ennast keeleliselt väljendame. Ehk siis üks asi on see keele pool, teine asi on see, et kuidas me üldse maailma näeme. Ma mäletan, kui ma esimeses IT-firmas olin, siis minu arust oli mu ülemus väga vägivaldne. Nüüd, kui ma tagantjärgi vaatan, siis tegelikult tema väljendas oma soove ja vajadusi, aga see, kuidas mina seda kuulsin, oli läbi minu filtri. Ja tegelikult see toimib nagu kõigi inimestega, kõik me näeme maailma nagu läbi oma filtri ja siis me tõlgendame peas selle üheks või teiseks. Ma nüüd ei räägi seda kohta, kus üks inimene teisele füüsilist vägivalda põhjustab. Ehk siis, kui teine lööb või viskab millegagi, et seda ma ei käsitle, see on juba teine tasand, siis on juba inimene selles kohas, kus ta ei suuda ennast talitseda. Kui ma nüüd räägin sellest ennast talitseda, siis asi ei ole ju lihtsalt selles, et ma lihtsalt tahan olla vägivaldne või lihtsalt ma tahan teisele inimesele halba. Tegelikult seal taga on meie rahuldamata vajadused. Ja ma tahangi teiega teha seal ka mõned harjutused, kus te saate igaüks võtta oma töökeskkonnast mingi situatsiooni, kus te olete kogenud vägivalda. Või te ütlete, et ma kogesin vägivalda. Noh, mida vägivallaks saab tembeldada, näiteks töökius, eks ju, tagarääkimine, mingi vastutuse äravõtmine või vastutuse liigne andmine. Näiteks suhte kolmnurgastamine suhtlemises. Näiteks ma ise olen töötanud 23 aastat infotehnoloogias, olen töötanud suures rahvusvahelises ettevõttes, olen töötanud Eesti ettevõtetes, olen töötanud nii, ütleme, täitsa esimese kliendisuhtlejana, olen töötanud ka tiimijuhina. Mis ma ei ole töötanud, ma ei ole tippjuhina töötanud. Ja see kogemus, mis mina sain siis mõnikord tagantjärgi vaadates, oli tõsiselt valuline. Ühes ettevõttes oli lausa niimoodi, et ma koosolekul tõusin püsti ja ütlesin inimestele, et minge tega kõik metsa ja lahkusin koosolekult. Ehk siis mina kogesin, et olukord on minu jaoks talumatu, mille ma võin tõlgendada vägivallaks. Tegelikult oli lihtsalt asi selles, et töökoormus oli nii suur. Ja see on nüüd küsimus, kas see töökoormus on suur, kas me saame seda vägivallaks tõlgendada. Sest et mõnes kohas, ma tean oma lähisuhetest, üks inimene mul ütles, et tema kogeb töö juures vägivalda, sest et talle pannakse liiga palju ülesandeid. Ja seda tehakse sihilikult. Just, et nii palju selliseid põnevaid tahkusid on siin
nii et Anneli, mul juba tunne, et me võiksite sellise nagu vabal nagu podcast'ina edasi justkui nagu minna ja rääkida. jaa. Ja tegelikult jaanuaris juba saabki Annelit kuulata palju põhjalikumalt. Et Anneli, miks siis tulla treffile kuulama ja osa võtma sellest üritusest? Esiteks on alati oluline, kui meid miski vaevab, et me räägime sellest. Kui miski on probleemiks, siis me räägime probleemist. Me läheme sinna probleemi sisse ja me teeme endale probleemi selgeks. Üks muusik, kes mulle väga meeldib, Laurie Anderson, ta on niisugune hästi põnev naisterahvas, nüüd juba seal kuskil 80. eluaasta kandis ja tema eksperimenteerib kogu aeg muusikaga ja muusikariistadega. Ja tema on öelnud niimoodi, et kui me üritame mingisuguse tehnoloogiaga lahendada probleemi, siis me ei saa aru ei probleemist ega tehnoloogiast. Ehk siis esimene samm, miks trehvile tulla, on see, et räägime ja mõistame ja üritame vähemalt mõista, et mis see vägivald töökeskkonnas on ja kust kohast see tuleb. Et nii nagu traumakäitumistega ka, selleks, et midagi muuta, on meil oluline aru saada, kust kohast see tuleb ja miks ma niimoodi teen neid asju. Ehk siis mõistmine on üks asi. Teine asi kindlasti, miks tasub tulla, on see, et jagatud mure ja jagatud rõõm on nagu mitmekordne, eks, et sa saad nagu üksteist toetada selles. Kindlasti veel üks asi on see, et sa saad huvitavaid mõtteid ja töövahendeid, mida sa saad päris elus rakendada. Et ma omalt poolt tahan ka kohe mitu niisugust head tööriista teile kaasa anda, mida te saate tegelikult rakendada oma töökeskkonnas iseenda hoidmiseks ja võib-olla ka oma töökaaslase hoidmiseks. Ja juba me oleme vähendanud vägivalda. Just. Anneli, suur tänu, et sa võtsid kutse vastu tulla nii olulisel teemal rääkima ja juba siis 21. jaanuar 2026 kohtume Anneli sinuga ja loodan, et ka sinuga treffil. Jah, Kohtumiseni! suur tänu, nägemist!